Estonia Fashion and Style. Mina olen fashionista A. Ja mina olen fashionista M. Me lubasime siis teha ühe küsitluste video ja aitäh kõigile, kes viitsisid neid küsimusi küsida ja meie vastused ei pruugi olla kõige põhjalikumad, aga siiski. Mis on teie lemmik meiglased? Lipsbrush. Minu meelest ka on lipsbrush, et jah, ongi vist kõik. Kas kasutada iga päev make-upi? Ei, sest rikub nahka. Jah, siis mõttes, et nahkis hingata. Et jah, pigem ära kanna iga päev mingit 10 kilost krohvi. See on kui sa kannad nagu sellist õrna meiki nagu huulepulk ja lipsbrush. Nii, kas külastate ainult tuntud firmapoode? Ei. See on hinnadest ei suulas, et nagu kallid võtta. Ja nagu me teeme vahepeal lihtsalt säästurallisid säästumarketites. Okei, nii. Kuidas tähistate jõule? Sööme, joome. Mis paksuks? Kuuskehime. Ja raketti laseme. Hajutame kloverit. Ja valmistame jõulukinke. Et jõuluvana. Ja jõuluvana teeme külastama ja ma ei tea, olgu. Ja, nii sama. Ja. Kas te teete blogisse kunagi veel videosid? Kindla peale. Jah. Nagu kuidas me ehime põske. Jah. Ja niisama nagu teeme erinevaid videosid. Et jah. Kas teil on Facebookis ka oma leht? Hetkel pole. Jah, aga me kavatseme teha selle lähiajal ära. Et jah, siis te saate vabalt like panna. Nii, kas teil on raamat, mis jutustavad moest ja ilust? Jah, fashionista Emmil on. Ja, nii siis. Mul on mingisugune iluraamat, see on hästi tore ja hästi lahe. Dorothee Bourgeois on selle autor. See on nagu hästi palju erinevaid ideid ja nippe. Ja ma soovitan absoluutselt kõikidel seda raamatut laenutada või siis osta, et inimest hästi huvitav. Ja ma tavaliselt ostan neile ka Cosmopolitani. Et siin on ka vahepeal nagu selliseid lahedaid moe nõuandeid ja nippe, et millist riietust kasutada ja igasugused muud säärased lahedad liigid. Nii siis, mis oleks sobiv soeng teatrisse minekuks? Mina panen juhuslikult juuksed lahti. Jah, mina kannan ka juuksed lahti, et ma ei tea, teatrisse võid minna näiteks paned juuksed kinni näiteks niimoodi hobususaba või midagi sellist, et jah, midagi lihtsalt, et pole vaja mingisugust tuhkat soengut teha. Niisiis, mida kindlasti kanda ei tohi koolis või näiteks pidudel? Koolis ei tohiks kanda seda miniseelikut. Ja sellepärast, et üleüldse paljastavad riided, sest see on ju imelik, kui sa lähed mingi, ma ei tea, ülilühikese miniseelikuga aktusel natuke imelik ju ja üldse peole. Et ikka vastavalt tuleb olla riides vastavates kohtades, või kinnitus. Ja pidude... Ja, mitte paljastavad riided, aga see on ju, ma ei tea, üksult jah. Midagi, kes on teie arust kõige stiilsemad inimesed? Need, kes on kõige stiilsemad inimesed? Okei. Kes oli? Kerti Pahvi olevat. Jah, tal on hästi hea maitsevalik, ta on nagu päris, tal on väga ilusad kostüümid ja üldse riietused ja ta pildid on alati oivalised olnud, ta on üldse lopust. Jah, nii siis. Kuidas teha kodustest vahenditest juukselakki? Vasta ise. Jah, meil pole õrna, vasta ise äkki, et anna teada. Tahame ise ka teada. Kuidas suhtute vintage riietesse? Väga ilusad. Ja, me armastame neid, need on hästi huvitavad ja omanäolised. Nii. Kus saite idee pidada ilublogi? Meil oli kunagi ilublogi, aga me saime idee ühelt inimeselt, kes saitis meile oma ilu ja moeblogi aadressi. Siis me mõtlesime, et teeme ka endale sellise blogi ja siis tegimegi. Ja sellest algas kogu see värk. Kas värvite tihti juukseid? Ei, sellepärast, et see kahjustab juukseid. Ja langevad välja. Jah, juuksed võivad langeda välja näiteks, jah. Ja ma olen vahepeal salkelinud ja triipe, aga muidu ise... Ma olen ise ka teinud. Jah, võtta roosad näiteks, aga muidu nagu ma eriti nagu ei poolda juuste värvimist. Nii, kas juuste värvimine ja sirgendamine on kahjulik? Kindlasti. Jah, sellepärast, et juuksed lähevad koledaks ja hapraks üleüldse nagu... Nagu sa võid ju, ma ei teaks, pidulikutel sündmustel ennast nagu üles lüüa, nagu sirgendada juukseid või siis midagi sellist ja... Aga eriti lokkidele ei soovita. Jah, et sul on lokid nagu, et nagu sa võid ju vahepeal on, aga kui sa kogu aeg sirgendad, siis see on ju pigem kahjulik ja juuksed lähevad koledaks ära, nagu ma ennist mainisin.
kes on teie lemmikud stiilikurud? Kerti Pahk kindlasti. Ta on eestlane ja ta on minu meelest hästi andekas. Et nagu me eriti nagu ei jälgigi stiilikurusid niimoodi, et aga üks lemmikutest on meil Kerti Pahk kindlasti. Aga okei, siis vastatud ja me ootame ikkagi küsimusi, eks ju. Ja et kindlasti küsige küsimusi, saatke siis meie meilile näiteks estoniafashion@gmail.com või siis kommenteerige, mis me järgmisele korral teeme, mis video. Kuuse ehtimine ja meile tuleb küll ka üks hästi vahva asi, mis see on? Jõululoos. Ja, et teie võite siis võita ükskõik mida, et kingitused ei ole nagu väga pisikesed, nagu näiteks siukses karbis või noh, vaid ikka pigem sellised suuremad ja lahedamad, et jah, jääb ootama ja mis siis ikka, kui järgmise korrani ja olge lahedad. Tšau! Tervist! Jah, okei.